Meeldiv üllatus Selveris, narko. Eks Selvergi peab kuidagi koroonakahjud korvama. 99% kindel, et selle mandariini sisikonnas on pakk kokaiini või heroiini. Kiirustagem seltsimehed, unetud kiirustagem. Premium Colombia kraam. Fun fact on narkomaane, kes oma süstlaid desinfitseerivad neid poes sidrunitesse torgates. VB siin olukord, kus narkar ajas sidruniga segamini. Vajab keegi Bolti tõuksi. Inimene paremal all nurgas ei vaja Bolti tõuksi tal 24/7 rattad all. Järgmisel laulupeol võiks igal rongkäigul oleval inimesel olla Bolti tõuks. Tõstaks panust ja teeks valimislubaduse igale eestlasele Bolti tõuks kätte. Edu emu arstidele täna õhtul. Tõuksiga sealt mäest alla täie hooga endal 5-7 õllet sees. Kiirabi lähedale igatahes ei saanud peale kontserti lõppu. Kõva 50 minuti vahel kuulsin sireene, mis lähemale ei tulnud samast suunast kogu see aeg. Lõpuks nägime tuli kiirabi sealt ja siis jäi ta jälle ummikusse. Liikluskorraldus oli täiesti perses, liikluspolitseinikke ei olnud, seda korraldasid pubekatest parkimiskorraldajad ummiku otsa ja need politseinikud, kes kohale tulid, istusid kuskil ääres bussis ohutuledega. Naistekas.delfi.ee, mis seostub teil 80ndatega riietussong, isemed muusika, ühesõnaga kõik, mis kuulus sinna ajastusse. Mäletan, et olin idioot ja tegin tõpraga lapse. Kahju elust. Ma ei teadnudki, et mu emps sel ajal Delfis kommenteerimas käis. Milline on külgetõmbav naine? Mida suurem naine, seda külgetõmbavam, sest väga paksudel tekib enda gravitatsioon nagu planeetidel. Meeldib, kui noor naine on armas ja naiselik, ent sealjuures mitte rumal. Kui noor publik otsustab iga upvote võrdub 1 aasta, ärme jätame kaasmaalast laste ahistajaks. Võiks osata süüa teha, mitte paks olla ja mind armastada, rohkem vajadusi mul pole. Millist sinu vajadust täidab neiu kehaehitus? Voodi ja diivanivedrud peavad kauem vastu. Pulss on oluline, täpsemalt selle puudumin. Teie kõige hullem kogemus Elroni rongis. Iga kord on suht omaette õudusimo, tavaliselt on rong ülitäis, keegi peab alati midagi küüslaugu maitselist kütma hakkama, vett supub kuse ja sita kätte, keegi laiab oma kodinatega korraga mitme tooli peal, mingi parmaat tuleb kõrvale oma pokki tinistama. Peaks bingot hakkama mängima, et mitu ruutu iga sõiduga ära kriipsutada saab. Ma nägin kunagi ammu, kuidas üks vanem kodutu kakas end täis ja hakkas kraapima käega seda junni igale poole istmetele laiali. Reisija Elroni rongis pissis istmele ja pikutas palja peega. Minu kõige halvem kogemus on, kui Elfon oli puupisti rahvast täis, istekohti ei jagunud ja enamus inimesi seisid. Kuna ma olin just söönud restos, siis tuli kaka häda, läksin siis vetsu ja kõht oli veidi lahti ka ning paber sai otsa. Õnneks natuke salvakat oli ja pühkisin ka salvrätipaberipaki endaga ja nii edasi, igatahes aega võttis kaua ja üks juba koputas uksele, et tahab ka, ning ühtäkki kuulen vanamuti vinguvat häält. Ta läks sinna raudselt istuma. Ma vihastasin selle kommentaari peale nii palju, et see oli viimane kord, kui rongiga sõitsin. Ma oleks ukse jalaga lahti löönud ja sellele mammile öelnud, et ma tahan näha, kuidas ta seistes kakab. Sellise lause peale oleksin ma seal veel kauem istunud ja samal ajal netis surfanud. Kui ma kuskil kakan ja pidevalt ukselinki sakutatakse seal, ma istun rahumeeli kaua. Mõtle ikka teiste peale ka, üks inimene sakutab ukselinki, aga tema taga ehk ootab 10 viisakat hädalist. Kas keegi ei mäleta mingit venda, kes rongis oma sitta sööb? See oli jälle Elronit nendes vanades rongides. Sellest tüübist levisid pildid mingi 2005 aasta kandis või muud sellist. Pildid ja story kadusid sama kiirelt, kui tulid. See olin mina. Saada pike. Kust saab osta suuremaid kondoome? Lemmikloomapoest hobuste sektsioonist. Kui muud üle ei jää, siis kirde saia pakend. Ajab asja ära küll, sulata 2 tükki kokku. Kummiskindad tavaliselt mahuvad mul, vahel kasutan toidukile ka, aga ainult siis, kui kindaid pole. Kinda sisse mahub mitu tükki ka ära seltsis segasem. Lambasoolest saab teha. Edit, kõigepealt võtta sooled lamba seest välja. Tore jutt, Vello. Suvalise tureksi sisse võib vabalt keskmise arbuusi toppida, kui näpud libedad pimedas ja ähmi täis peale ei saa, siis harjuta ilma segavate faktoriteta partnerita paar pakki voodi serval läbi. Ma kunagi tõmbasin kondossi pealaest põlvini üle kere, aga mõnel vennal ikka seen sisse ei mahu. Mart naudib kõrejooki. Nii tore vaadata, Mart kohe rahulik ja ei torise seniks, kuni kõrs suus on. Sellise näoga, et kui veel pai teha ja käevarrest juhtida, siis saaks tema kenasti vanadekodusse juhatada ilma surema vaevata. Surema vaevata. See moment, kui närid kõrrelapikuks ja mahli taha läbi tulla. Kõrrejook on ainuke asi, mis hoiab Mart Helme vaos. Kui see kaoks ära, tekiks Eestis kaos. Kas keegi teab, miks see must helikopter täna Tartu kohal tiirutab? Pärast lõunal korraks maandus siinkandis ja just praegu nägin jälle üle lendamas. Kross käib Rally Estoniat vaatamas, pesa kuskil, otsib omale paarilist ilmselt.
Näh süvariik ikka jälgib rahvast. Seal olen ka rallivälisel ajal näinud kopterit mitmel korral maandumas, ükskord lippas keegi Tamme gümnaasiumisse ja kopter lendas jälle edasi, ju siis oli keegi kooli hiljaks jäämas. See reklaam paneb küll kohe sööma. Sööme meie väljaheiteid, parimad tormid linnas siriuskiirtoit.ee, paberist burgerid ja hobusemunad. Ainult meil on sellised burgeri. Olen söönud seal, ei ole kaugel tõest. Situvad ämbrisse seal või põmst. Kahekihilise võtaks praegu küll. Kinki. Hobusemunad GRRRRRRRRRR. Liha kasutavad ka FC ja Mac. Hiire hakkliha. Gurmee. Lasnamäel on piisavalt lapsi, kes kaduma lähevad. Liha. Oled sa ikka kindel? No kurat teab keegi, tehke katse. Olen töötanud KFC-s ja võin kinnitada, et tegu on enamjaolt värske ja külmutamata kanaga. Kuid meil on ka igaks juhuks sügavkülmutatud kanaga, juhuks kui värske peaks otsa saama ja uut pole veel tulnud. Kus see tuleb, ei tea, aga näiteks jahu on Poolast ja saiakuklid olid vist Saksamaalt. Ei tea, aga ükskord, millal ma elus olin KFC-s söönud kana, oli see pigem nagu pappkastefried ja saiapuru ümber pandud. TikTokis on kasutaja, kes jagab sinna Eesti Redditist võetud kuvatõmmiseid. Kes see on? Madis. Kes on Madis? Madis Tamunni. Kindlasti teeb ka sellest postitusest TikToki. Siis kui ei julge Redditit kasutada. Siis kui su loomevõime on sama kuiv kui rosin. Ei tasu enam siin igasugust jama suust välja ajada, TikTokkerid saavad naerda. Keegi, kes ise ei suuda kontenti toota. Enamus Eesti memelehed ja ka ajakirjandus leiavad tihti siit subredditist materjali. Ei ole ka ime, miks ajakirjandus nii halb ja kirjavigu täis on. Ausalt öeldes on videod paremad kui Reddit ise. Septembris ei joo osaluse poll. Joon ikka septembris. Ei joo septembris, ei joo üldse. Teenin alla keskmise, see ajab jooma. Joon rohkem nende eest ka, kes ei joo. Palun ära minu eest joo. Olgu sinu terviseks ei võta. Kas sellele järgneb odekolonni oktoober? Ma saan surma, kui ma ei joo midagi. Mõtled, et ei joo, saad arved ja ikka jood. Sügis on ilus. Joon vett. Õhukese või paksu põhjaga pitsa. Õhuke, paks. Oleneb, kas lähed naisega head maitseelamust otsima või vaja lõunal kõhutäidet, et tööpäeva lõpuni vastu pidada. Paksu põhjaga on pirukas, mitte pitsa. Paks põhi ja juustuäär palun ja aitäh. Intelligent on kohal. Õhukesest, mis sellest saiast ikka süüa. Või leiva puhul sama lugu, mis sellest leivast ikka. Utse ainult vorsti ja juustu. Ma pole kindel, kas tegu on sarkasmiga, kuid ma olen täiesti nõus. Või leib ilma leiva kaldkriips saiata on palju parem. Paksu põhjaga. Õhukes söövad vaid paksud, kelle jaoks paksu põhjaga liiga rasvane on. Maie rebib kildu, kas on võimalik rasedaks jääda, kui ma ei saa orgasmi. Ise olen 21-aastane. Arst vastas doktor Maie Väli. Tere, ja see on tõesti võimalik, muidu oleks inimkond juba välja surnud. Arst räägib kogemusest. Maie tegi peale seda täb. 5. astme põletus. I feel attacked. Mänguasjapood Lasnamäel. Isegi mänguasjad poovad ennast Lasnamäel üles, mida me siis inimestest tahame saada. Mulle meeleib, pole kunagi leivaga söönud, aga kuule päris hea on tegelikult. No homo, jah kullake, mul on ka hea. Lasnamäel elamise mõjud on selgelt näha. Aitäh Postimees, spetsiaalselt sinule. Piinlik probleem. Muuseum pidi külastajatele erisoovi esitama, palun ärge seksige siin. See on vist sulle tagasihoidlik vihje, et pead seal muuseumis seksimas käimise lõpetama. Kas selle valge skafandriga ei tohi või oma armukesega? Kuradi mendiriik võiks vähemalt eraldi seksimistsooni teha, aga ei, siin on muuseum, siin ei tohi seksida. Ma sain just niipidi aru, et tegu oli erisooviga suunatuna konkreetselt neile seksijatele, seega tavaliselt ikka tohib seal seksida. Nad jah tulid, tegid konsensuaalselt missionäri poosi ja rikkusid teiste jaoks kõik ära. Ühel tüübil tšakrad nüüd umbes ja kahel Biffil muutis aura värvi, mille tulemusena nad enam ei saagi koos kombaini viljapunkris nabarallit teha. Õudne, igasugused pervod ikka lubatakse tänapäeval sinna aeda sisse. Fiteme, Tallinn peab olema jalakäija sõbralik. Jalakäimine Tallinnas. Uus rahvussport. 2022 Bolti kergejõustiku tõuksihüppe MM Tallinnas. Mulle tundus, et Rakveres vahepeal keegi süstemaatiliselt lükkas neid ümber. Ainult kummuli kuskil kraavis olid. Ju kellegil viskas väga üle. I don't even speak Estonian but I kinda understand and I feel your pain. Tallinn ei pea olema jalakäija sõbralik, vaid kergliiklussõbralikum. Proovi see kesklinnas nende pardikõnnakuga memmede üksteise külgmiste külgede külge kleebitud mimmide ja ülesöönud mõmmide vahel jalgrattal kuhugi jõuda. Täna hommikul oli keegi selle rohelise tõuksi parkinud mu tänavaristmiku keskele, nii et sain autost välja tulla ja tõuksi teisaldada turvalisemasse kohta. Hea on see, et kui tahad paremini sättida raibe, hakkab su peale karjuma üks päev, oli idülliline pühapäeva hommik Haapsalus. Otsustasin ühe ära tõsta tee pealt. Ma muidugi teadsin, et see teeb lärmi, aga ei saanud seda jalga õigesti püsti ning see pistis veelgi valjemini üürgama ja mida rohkem üritasin, seda valjemaks läks. Siis viskasin maha ja jalutasin kiiresti minema.
satanistid kurat, Varro Vooglaid, paistab, et eile toimus laulurahva pühapaigas suuremat sorti satanistlik riitus. Ootuspäraselt elas meedia sellele õhinal kaasa. Inimeste vaimustumine niisugusest asjast jääb sügavalt arusaamatuks. Olin kohal, superorgia, grillitud beebid pulkadel, inimeste ohverdused ja siis suur mess, kui lahkusime. Panime terve liikluse kinni, nii et neetsime absoluutselt kõik ära, kes bussides ja autodes olid. Ma joonistan tähekese vihikusse, millele teen ringi ümber ja ma olen satanist. Ega jaanituli ei saa olla ka midagi muud kui satanistlik riitus ühe süvauskliku jaoks. VV Maise eksistentsi vajalikkus jääb mulle sügavalt arusaamatuks.